Päevakorrapunkt 7. Loa andmine Tartu lasteaia koolihoonete ehitusremonditööde riigihangete korraldamiseks. Ettekandja abilinnapea Kaer Lember, palun. Tere päevast ka minu poolt. Käesolev linnavolikogu otsuse eelnõu on iseenesest lühike ja me küsime luba Tartu lasteaia ja koolihoonete ehituse remonditööde ja riigihangete korraldamiseks, mis läheks siis üle eelarve aasta, aga selle eelnõu sisu on tegelikult väga sisuline. Ehk me oleme eelarvestrateegias teadupärast ette näinud ju igal aastal näeme pikemaks perioodiks ette teatavad vahendeid oma koolihoonete ja lasteaedade ja muudeks investeeringuteks, siis käesolevaga eelnõuga me tegelikult küsime linnavolikogu luba teha tuleva aasta eelarve raames ette teatud hulk töidega, mida ühelt poolt kindlasti võib käsitleda eelarve ette lukku löömisena enne eelarve arutelu ja ma möönan, et siin on teatud selline vastuolu olemas, aga teisalt on selle eelnõu sisu ja mõte selgelt siiras ja ratsionaalne. Ehk me hindame seda, et kuna talveperioodil on ehitusturul oluliselt teine situatsioon, mis on suveperioodil, kus me tavaliselt hankeid teeme, siis meie hinnangul võiksid saada väga selge kokkuhoiu ühelt poolt rahaliselt, teiselt poolt ka selles, et meil on tõenäoliselt rohkem pakkujaid, kes tulevad nendesse hangetesse. Ja siin on kindlasti mõned tööd selles hanke nimekirjas, mis on õiendis toodud, mida on võimalik juba reaalselt teha talve- ja kevadperioodil, rääkimata projekteerimiste alustamistest, aga jah, sellest peaks tulema sääst ja kokkuhoid ja tööde oluliselt mõistlikum jaotis aasta peale ja selles mõttes ma väga kutsun üles seda eelnõud toetama. Aitäh! Palun, kas on küsimusi ettekandjale? Ei näe. Siis täname ja palun kaasettekandjaks saab sõna linnavarakomisjoni esimees Olev Raju. Lugupeetud volikogu, linnavarakomisjon arutas ja toetas 9 poolthäälega, vastuhääli ei olnud. Võiks nüüd sellega sõnavõttu lõpetada, aga tahaks veel kord rõhutada seda, mida abilinnapea siin ütles. Linnavalitsus on tulnud välja päris huvitava ettepanekuga selleks, et me ei paneks kõigepealt teatud summasid eelarves lukku järgmiseks aastaks, et iga hankija saaks vaadatud, siin on 7000 eurot, ma küsin 7000 hankes ka. Me praegu kinnitame ainult teatud ulatuses nende objektide loetelu, mis me tahame järgmine aasta ära saada ja siis 2 kuu pärast kuskil eelarvega paneme sinna summad ka lõplikult taha. See ei muuda mitte midagi selles mõttes, et eelarve koostamisel jääb meil õigus neid summasid muuta või mitte muuta, võtta või mitte võtta, aga võtab ära teatud võimaluse hankijatel tagauksest vaadata, kui palju ma ikka küsin. Ja teiseks, nagu siin juba öeldi, praegu on ilmselt õige aeg need hanked välja kuulutada, on lootust saada veidi odavamalt ja just sellest lähtudes näiteks juhtivkomisjon on küll linnavarakomisjon, aga kui see küsi oli rahanduskomisjoni, siis väga seda võtet toetati. Aitäh! Palun, kas on küsimusi kaasettekandjale, kes on ühtlasi ka rahanduskomisjoni liige? Ei ole. Aitäh! Peab ütlema, et sõnavõtusoovijaid ei ole registreeritud. Kas on repliigisoovijaid, paluks käega registreeruda? Ei näe. Siis lõppsõna osas, kuidas ettekandja, kaasettekandja ei soovi, fraktsioonid ei soovi. Panen hääletusele, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Poolt 35, kas on vastuhääli?
ei ole. Otsus vastu võetud.